Oled sa kunagi mõelnud, kui mitmekeelne Eesti tegelikult on? Meie ümber kõlab üle 240 erineva emakeele. Selles peatükis, mille kirjutasin mina Natalja Tšuikina koostöös Kristi Tarasoviga, räägin ma keelelisest mitmekesisusest ja varajasest mitmekeelsusest. Sellest, miks iga keel, mida laps kõneleb, on uus sild mõistmise ja maailma poole. Peatüki üks peamisi mõtteid on see, et mitmekeelsus ei ole takistus, vaid väärtus. Varajane kokkupuute mitme keelega annab lastele arendada mõtlemist, tähelepanu ja empaatiat. Samas on igal lapsel õigus oma kodukeelest rõõmu tunda ja seda kasutada. See on tema identiteedi ja turvatunde osa. Õppejõu ja uurijana olen näinud, et kui me suhtume keelte mitmekesisuse ja kui võimalusse mitte probleemisse, muutub klassiruum palju avatumaks ja õppimine loomulikumaks. Peatükis saad edasi lugeda, millised mitmekeelsuse tüübid on olemas, millised eeliseid ja väljakutseid neid toovad, ning kuidas õpetajad saavad laste keelelist arengut teadlikult toetada. Räägime ka levinud müütidest mitmekeelsuse ümber, sellest, kuidas neid mõista ja ümber hinnata. Loodan, et see peatükk pakub sulle uusi mõtteid ja inspiratsiooni märgata keelte rikkust meie ümber.